Me saame lõpuks teada, kuidas Charlie Cook tapeti ja ei, mitte sellepärast. Candace Owens on käivitanud saates 7582 osa teemal, kuidas pöörata kogu see asi enda ümber ja kuidas kätte maksta Erika Cookile, kelle peale ta nii kade on. Ja kuidas hävitada Charlie mälestus igaveseks ning selle pealt raha teenida. Aga hoopis sellepärast, et Tyler Robinsoni eelistungid on alanud. Mis on eelistung? See on otsus selle kohta, kas on piisavalt tõendeid, et asi kohtusse anda. Kui Tyler Robinsoni vastu on piisavalt tõendeid, et ta on tõenäoliselt see mees, kellest siin jutt käib. See mees, kes tegelikult tappis Charlie Cooki. Ja põhjustas selle käigus Ameerikale nii palju kahju, et see on peaaegu hoomamatu. Seda me täna siin üle vaatamegi. Aga loomulikult, selle õiguse mõistmise püüdlusega, sellega, et Cookide vanemad ja Eric Carr istuvad praegu kohtusaalis ja kuulavad kõige jälgimat tõendusmaterjali selle kohta, kuidas nende armastatud inimene tapeti, teeb Candace Owens sellest kõigest enda jaoks tähelepanu keskpunkti. Ja see on tõesti fenomenaalne vaatepilt, sest nagu see mees, James Lindsay ütleb, oleme nüüd loo selles osas, kus Candace on nii nurka surutud, et ta on valmis hävitama Charlie mälestuse ja maine, et päästa iseenda oma. Ja Jeremy Boring kinnitab, jah, ta on kõige ohtlikum, aga unusta see hetkeks. Kohus ise ja see protsess on praegu väga huvitav, seal toimub palju põnevat. Ja me vaatame selle kõik üle ning loomulikult sukeldume detailidesse, mis Candace'iga tegelikult toimub ja kuidas ta arvab, et ta pääseb sellest puhtalt. Ausalt öeldes on see tõeliselt hämmastav nähtus. Alustame siis päeva kõige põnevama infoga otse kohtust endast. Uuendus. Kohtuarst on kinnitanud, et Charlie Cooki surma põhjuseks oli kuulihaav. Ilmselgelt ei tule see uudis üllatusena kellelegi, kellel on natukenegi mõistust. Kuid Candace Owensi kummardajad on Tyler Robinsoni eelkuulamisel avalikuks tulnud info üle täiesti jahmunud. Ei mingit plahvatavat mikrofoni, ei mingit Looney Tunesi ega midagi sellist. Muidugi, miks nad siis ikkagi paanikas on? Sest Candace on viimase 6 kuu või aasta jooksul suutnud kogu selle asja muuta millekski, kus ta ise tuleb välja hullumeelsete väljamõeldiste süüdistuste ja valedega. Valed, 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 valed. Ja nüüd, kui sul tegelikult tuleb kuulamine, kus esitatakse päris tõendid, ta üritab teha kõik endast oleneva, et panna inimesed unustama esitatavad tõendid ja kuulama ainult teda. Mis seletaks, miks ta on viimastel päevadel Turning Pointis endast välja läinud. USA Andrew Kuvet ja ta on postitanud täiesti jälkusi asju, millest räägime kohe. Aga kuulame kõigepealt kohtuarsti ennast. Eksponaat number 11 võetakse vastu. Härra Sergio, see on tervikuna. Palun vaadake eksponaadi number 11 esimest lehekülge. Jah, näete seda. Jah, nii et las lubage mul uuesti küsida ja te võite seda vaadata. Jah. Kas te oleksite nõus ütlema, millise surmaviisi arst on märkinud? Jah, mõtlesin valesti, seal on kirjas tapmine. Ja siis vahetu surma põhjus, kuulhaav kaelas. Ei midagi rohkemat, kohtunik. Ma arvan, et praegu oleks hea mõte teha 15-minutiline paus. Olgu sul on see olemas. Kohtuarst ütleb ja tunnistab, et see oli kuulhaav kaelas. Ja muidugi, taas on Candace toonud välja kõik põhjused, miks ta arvab, et see nii ei ole. Ja ta on saatnud oma jälgijad sellele otsesõnu mõttetule jahile, et leida igasuguseid tõendeid ja tõestusi, et võib-olla oli Erika seotud ja võib-olla oli seotud ka Turning Point USA. Aga taas ta üritab kõiki eemale hoida, kõiki panna keskenduma millelegi muule, sellele, kuidas ta tõestab, et Andrew Kolevet, kes, nagu te teate, on üks Charlie Cooki parimaid sõpru ja väga kõrgel kohal Turning Point USA's, on tõesti valmis seda tegema. Ta paneb kõik keskenduma draamale, sest ta ei taha, et inimesed keskenduksid tegelikele tõenditele, mida esitletakse. Sest Candace'i suurim vaenlane on tõendid. Ta vihkab neid, ta ei kasuta neid kunagi, ta ei hinda neid, ta ei austa neid. Aga jälle, me teame, et Candace Owens valetab. Ta lihtsalt valetab ja tal pole mingit probleemi valetamisega. Ja võib-olla vaatate koondvideot sellest, kui palju ta lihtsalt valetab ilma häbi ja hirmuta. Aga et aru saada, Candace pead sa seda tsitaati korraks kuulama. Sul on see tsitaat Blake Neffilt. Nagu Charlie kunagi ütles, on Candace'ist väga lihtne aru saada, kui mõistad, et ainus asi, mis talle korda läheb, on raha. Ja midagi, mida Candace praegu teeb, on see, et ta üritab kõigile tõestada, et tema on Charlie Cooki parim sõber ja tema on see, kes võitleb. Nii et ta kirjutas eile selle postituse koos pildiga, mis pärineb umbes aastast 2018 ehk 1 000 000 aastat tagasi. Veel üks võitlus, Charlie. Ma ei karda neid teemoneid. Me võidame. Ta paneb selle nüüd kõlama nii, nagu oleks tema Charlie eest õigluse nõudmise esirinnaseks.
aga päeva lõpuks võitleb see naine ainult selle nimel, et hävitada Erika Cooki sõna otseses mõttes igal võimalikul moel. Tuletan meelde, et vaid mõned päevad tagasi andis ta väga avaliku intervjuu Sean Ryanile. Ja sellisi, että se rääkis. Sa arvad, et tead, ma istusin temaga 4 tundi. Ma kõhklesin tema kohta käivaid andenõuteooriaid uurimast. Ma ei kiirustanud seda tegema, sest ennekõike on ta Charlie laste ema. See on kõige tähtsam. Teiseks nõudis see minult, et ma läbiksin leinamise teise etapi. Vaatame seda kahekordse kiirusega, sest keegi meist ei viitsi tegelikult kuulata, mida Candice ütleb, sest ta on lehm ja ma polnud selleks valmis. Mul oli väga raske Charlie surmaga leppida, on siiani. Aga olla see inimene, kellega Charles nii palju rääkis sellest, kui väga ta armastust soovis. Ja siis, kui ma pidin aja maha võtma ja lihtsalt Wyomingi minema, et endaga uuesti kontakti saada pärast seda, lugesin ma kõik meie sõnumid läbi, tead, ja ma elasin selle kõik uuesti läbi. Ja sest ma olin eituse faasis. Ma olin tõesti selles faasis, kus ma lootsin ja ma läbisin kauplemise etappi. Ma kogesin viha, ma olin väga agressiivses eituse staadiumis ja ma arvan, et mu abikaasa sai aru, et ma vajan sel hetkel eemale saamist, sest ma üritasin endale öelda, et ei, võib-olla ta on tegelikult elus. Tead, võib-olla pandi ta tunnistaja kaitse alla. See ongi see kauplemine ja siis ka see eitamine, mis on lihtsalt otse mu ees. Ja kui ma sinna jõudsin, lugesin ma sõnumeid ja enne kui ta tema ellu tuli ning Charlie lihtsalt tõesti soovis armastust, eks? See oligi see. Ja ta oli peaaegu poeetiline selles, mida ta kirjutas, kuidas armastus võib panna mehi mägesid liigutama. Ja minu jaoks oli väga raske teda leinata ja siis mõelda, et see, mida ta kõige rohkem soovis, jäi tal saamata, see lihtsalt murdis mu südame. See murdis mu südame. Aga ma ei saanud seda enam eitada. Ma ei saanud seda eitada. See oli rohkem kui lihtsalt sisetunne. See oli rohkem kui tema veider käitumine. See oli rohkem kui tema kontoris olemine. Ja siis ma sain. Zoomi kõned. Ma eeldasin, et ta leinab samamoodi nagu mina. Ja ma ei teadnud, et ta oli juba järgmisel nädalal kontoris. Niipea kui ta tagasi tuli, läks ta otse kontorisse. Ja ta oli järgmisel nädalal kontoris, jah. Õige, okei. Siin on sul tema, kes ütleb, kuidas ta rääkis mulle sellest, et ta vajas alati armastust. Ja see oli minu jaoks nii südantlõhestav, et ta ei saanud kunagi armastust. Hävitades Erika öeldes ei, tal ei olnud temaga kunagi tõelist armastust. Ja siis väites, et kui ta oleks teda tegelikult armastanud, siis ta leinaks nagu mina, sest mina armastasin teda, sest mina olin see, kes tõesti armastas Erikut. Ma armastasin Charliet. Mina olin see, kes tõesti armastas. Hoolimata sellest, et tegelikult väga kiiresti oli Candace Owens juba saadetes, rääkides kõigist üksikasjadest ja süvenedes teemasse ja temast sai väga edukas uuriv ajakirjanik. Selgelt sügavalt leinates. Aga see pole selle asja mõte. No oleme siin, et rääkida sellest eelistungist ja muudest infokildudest, mis praegu just Tyler Robinsoni kohta välja tulevad. Olgu, veel üks asi selle kohta, sest on ilmunud üks postitus, kus nad üritavad seda tõestada. See, mida Candace praegu teeb, on Erika suhtes nii ohtlik, et see tegelikult tõeliselt ja päriselt seab Erika ohtlikku olukorda. Nüüd, mida ma selle all mõtlen? NCRI on koostanud raporti, mis näitab, et iga kord, kui Candace või mõnikord, kui Candace neid asju ütleb, tuleb Erika vastu üha rohkem ja rohkem ähvardusi. Nüüd muidugi ütleb Candace, millest sa räägid? NCRI, sul on aega sellele vastata. Ja me saame kohe selle NCRI raporti detailidesse süveneda. Aga see mees, State Republican, on kokku pannud postituslõime, mis põhimõtteliselt tõestab, kuidas Candace on Erikat rünnanud juba algusest peale, eks. Nii et enne uurimist veetis Kadi 40 osa Erikat kaitstes. Ta nimetas teda tõeliselt toredaks inimeseks. Ta vandus, et ainult tema abikaasal ja Erika Cookil oli jõudu teda vaigistada. Ta ütles oma publikule, et lõpetab, kui Erika seda palub. Erika palus tal lõpetada. Kadi ei lõpetanud. Ta ei suutnud. Uurimisest oli saanud peamine tellimusteenus. Nii võttis ta Erikalt autoriteedi ainukesel võimalikul viisil, tehes Erikast ebausaldusväärse inimese. Kiituste ja süüdistuste vahel ei ilmunud välja ühtegi uut tõendit, lihtsalt tekkis uus äriline vajadus. Ja see äriline vajadus võib lõppeda tõelise tragöödiaga. See on Candace ja tema publik nende endi sõnadega. Pom ja siis tulid lapsed. Muide, pulmale, kuhu Candace'id ei kutsutud, lihtsalt oluline märkus. Tänaseid sõnumeid lugedes oli selge, et Charlie tõesti armastas Erikat. Ta lihtsalt armastas seda, ta armastas oma perekonda, ta tõesti armastas. Ja ma jõudsin sinna ning ta oli lihtsalt imeline, ta oli tõeliselt tore inimene ja ma mõtlesin, Charlie, lihtsalt proovi. Aga ma tean, et Charlie oli Erikaga väga õnnelik ja ma tean, et Erika oli... Ta on tõesti praegu täielik ikoon. Kõne, mille ta kõigile pidas, oli lihtsalt, ma arvan, et see oli kõige olulisem kõne Ameerika ajaloos. Sõnum, mida kõik pidid kuulma, kaasa arvatud mina ise. Täielikku sõnum. Muide, meenutuseks, et ka Candace'it ei kutsutud sellele üritusele. Kirbis, me leinasime koos temaga.
mul on sulle tõeliselt lahe tasuta võimalus, kui sa oled tehisintellekti pärast sama ärevil nagu mina. Kui sa kasutad seda ikka veel nagu Google'it, siis peaksid sellest teadma. Claude ei ole vestlusrobot. See on viis, kuidas inimesed ehitavad interneti tulevikku. Automatiseerivad terve nädala töö ja viivad lõpule projekte, mille jaoks varem oli vaja tervet meeskonda, vaid mõne tunniga. Ma tean, et selle õppimine muudab mu elu ja et ma võiksin saada eksperdiks ka ilma eelneva kogemuseta. Aga see on hirmutav. Ja siia hirm ei tee sulle ega mulle enam mingit head. Sellepärast peadki sa teadma sellest Claude AI meistriklassist. Põhjalik ülevaade Claude'ist, selle tegelikest kasutusvõimalustest ja enam kui 10 muust tehisintellekti tööriistast toimub sel nädalavahetusel kell 10:00 kuni 19:00 idaaja järgi. Ja nad on olnud piisavalt helded, et teha see minu jälgijatele tasuta, mis meile väga meeldib. Mine registreeru läbi peos oleva lingi. Üle 10 miljoni inimese üle maailma on juba selles osalenud ja hinnanud seda Trustpiloti lehel hindega 4,95. Vaid 2 päevaga teed sa põhjalik uurimistööd koos Claude'iga, lood oma enda artefakte ja juhtpaneele, koostad täismahus esitlusi, seadistad ühendusi, et automatiseerida igavad ülesanded nagu kogu tööotsing ning saad praktilise kogemuse Claude Code'iga. Loo kohandatud agendid, genereeri tehisintellekti abil visuaale ja videoid ning lahku koolituselt teadmistega, kuidas panna kogu oma nädal automaatrežiimile. Lisaks on tasuta boonused nagu 50 salajast Claude'i koodi, mis muudavad selle jumalikuks tööriistaks, täielik tehisintellekti käskude kogu ja isikupärastatud tehisintellekti tööriistakomplekti koostaja. Sind juhendavad Microsofti, Google'i, Amazoni ja Nvidia tipptegijad. 2 päevaga õpitav muudab sinu järgmised 2 aastat ja kogu tuleviku. Registreeru kohe, enne kui tööriistakomplekt otsa saab. Link on kirjelduses. Skaneeri QR-koodi ja liitu WhatsAppi kogukonnaga enne, kui kohad täituvad. Okei, siin on lihtsalt tõestus sellest, kuidas Candice alustab jutuga "Ei, mulle meeldib Erika" ja kui kiiresti ta on valmis seisukohta muutma. Candice lõi 4.11 välistava teooriat selle kohta, kes tappis Charlie Cooki. Iga teooria lükkas eelmise ümber ja igal teoorial oli ainult üks nimeline allikas. Kõige lähemal tõendite esitamisele, mida Owens pakkus, oli väide, et Erika ei saanud kuidagi Cooki tappa ja jätta väljumishaava tekitamata. Väide, mille saab lihtsalt ümber lükata, kui otsida vastupidiseid näiteid. Aruanne kirjeldab Candice töid kui loa andmise struktuuri millelegi palju inetumale. Ta alustab Erika inimlikkuse vähendamisest. Leinavast abikaasast saab iludusvõistluse tüdruk. Iludusvõistluse tüdruk. Olgu. Teine etapp paljastas strippar, lein, operatsioon, jaluta, lesk. Kuidas meie emotsionaalsetel varadel täna läheb? Pilka, lesk ja pühakirja. Ja siis see kurikuulus, see ei ole päris inimene. Olgu. See algab sellega, et ta ütleb umbes nii: ma armastan Erikat, ma austan teda. Charlie armastas teda, kõik on korras, ma olen tema poolel. Ja siis saab ta aru, et peab hakkama Erikat taga ajama. Nii et ta alustab tema inimlikkuse vähendamisega, rääkides, kuidas see ei ole päris leinav abikaasa. See on lihtsalt missivõistluse tüdruk. Ta ei ole keegi, kes oleks päriselt legitiimne. Ja siis hakkab ta rääkima sellest, kuidas Erika leinab ja kui kohutav see kõik on. 3. etapp. Tee nii, et rahu tunduks välja teenituna. Võrdleb Erikat Corey Richardsiga, ühe juuda naisega, kes mõisteti süüdi oma abikaasa mürgitamises ja diagnoosib talle otse kaamera ees psühhopaatiat. Viitab, et ta tuleks vangi panna, mis ongi täpselt see, mida ta teeb. Vaadake, ma olen juba piisavalt näinud, daamid ja härrad. Ma olen piisavalt näinud. Erika Kirk tuleks viia politseijaoskonda ülekuulamisele. Olgu, see ongi see, mida ta teeb. Ja valmis aitama. Ma kahtlustan, et ma ei kuule sinust enam midagi. Olen nõus, ütlen Erika, kui sa oled huvitatud. Olgu. Ja siis 4. etapp on see, kui vägivald muutub mõeldavaks. Candice eitab, et ta oleks süüdistanud Erikat mõrvas, kuid tema publik on kindlasti saanud selle sõnumi, et Erika tappis Charlie. Mina pole teda kunagi ütlemas näinud. Kõige murettekitavam on see, et tema publik on hakanud ise lõppe kirjutama. Nad ennustavad tema surma, ettevalmistatud alibid. Kui Erika Cookiga midagi juhtub, tundub see kinnitust leidvat. Candice ütleb, et see raport on vandenõu tema vastu. NCRI raport. Raport koosneb tema enda salvestistest, tema enda publikust. Luuba tappa. Kuidas Candice Owens on loonud digitaalse maine hävituskultuuri, mis sihib Erika Cooki. See on tõesti väga huvitav raport ja võib-olla räägime sellest mõnel teisel korral pikemalt, aga see on oluline taust, mida meeles pidada, kui ta edasi räägib sellest, kuidas ta on. Tema on see inimene, kes peab välja selgitama, mis juhtus Charlie'ga. Mitte selleks, et kaitsta Charlie lapsi ega tema naist, vaid pigem selleks, et panna Erika Cook, kes elab üle oma elu kõige raskemat aega ja püüab aru saada, mida teha nüüd, kui ta abikaasa on surnud, juhtima tohutut organisatsiooni, mis on tema jaoks väga suur koorem. Ja nüüd on temast saanud interneti kõige laimatum lesk. Ja see on ausalt öeldes vastik. Selle kõige taga on Candice Owens ja see ongi praegu see vestlus, mis toimub. Selle asemel, et kõik tahaksid tegelikult kuulda, mis kohtuprotsessidel toimub, mis tegelikult juhtus Tyler Robinsoniga, mis tegelikult aset leidis. Muide, see, et Tyler Robinson näib kohtus naervat ja naeratavat, on Candice Owensi süü. Selle mehe sõnul, kes on kohtusaalis, Brian Enden, näeb Tyler Robinsoni kohtusaali väljast sisse.
Erika Cook nutab enne istungi algust. Donald Trump Jr. istub esireas koos oma naisega. Tyler Robinson naerab koos oma advokaadiga enne istungi algust. Erika lahkub tulistamise kirjelduse ajal. See peaks olema sündmuse keskmes. Sellest peaksid kõik rääkima. Aga praegu on see lihtsalt. Kestab ja kestab ja kestab ja kestab ja kestab ja kestab ja kestab. Candace'ist ja Andrew Colbettist. Ning sellest, kuidas ta üritab kõiki tähelepanu kõrvale juhtida ja teha sellest enda loo, teha sellest enda loo, teha sellest enda loo. Nüüd nende jaoks, kes ei vaadanud seda salvestist, kus Charlie Kirk mõrvati, ma mäletan väga selgelt, kus ma olin, kui seda nägin. Teil on vedanud, te ei ole traumeeritud. Aga vaadake, kuidas kohtunik seda vaatab, kui nad salvestise esitavad. Kuna saadaval on nii palju graafilist materjali ja kogu asi kantakse otseülekandes üle, on nad otsustanud näidata seda otseülekandest väljaspool, et kohal viibiv publik saaks seda vaadata. Aga jälgige tema reaktsiooni. Olgu. See lõpetab 8 faasi. Olgu, see ongi see tõend, mida ma vaatasin. Ja just seda on nii paljud meist unustanud. Sellest on saanud Candace'i, Charlie, Erika ja Tia ning Turning Point USA asi. Aga tegelikult on see küsimus selles, mida tehakse mehega, kes Charlie Cooki tegelikult tappis. Charlie Cook, kes tõi nii palju hävingut oma perele, kogukonnale ja kogu meie ühiskonnale, kes lubas sellel sündmusel juhtuda, et Candace Owens sai tulla. Ja mitte ainult ei lammuta kõike seda, mida me teame, vaid tõesti viib meie ühiskonna tasemele, mis on šokeerinud nii paljusid meist. Üks asi, mis selle sündmuse juures on mulle vähemalt kõige selgemaks saanud, on need inimesed, kes on Candace Owensi vastu välja astunud, eks. Kes on ikka ja jälle öelnud, see ei käi sinu kohta, Candace. See pole kunagi sinu kohta käinud. See käib Charlie kohta, see käib Erika kohta. Inimesed, kes tundsid end mugavalt avalikult Erika eest seistes, võrreldes nendega, kes pugesid Candace Owensi ees. Ja taas oleme jõudnud punkti, kus oleme näinud nii palju Candace'i ilmselgeid valesid. Oleme seda nii palju näinud, et meil on nüüd üsna selge, et ta on hullumeelne. Aga kui see kõik algas, siis see nii ei olnud. Meil polnud siis nii selge kui praegu, et on täielik hullumeelne. See polnud kõigile ilmne. Ja inimestel kulus palju julgust, et sellest rääkida ja teda välja kutsuda, sest nad kartsid. Muide samamoodi nagu tundub, et Charlie suhtus Candace'isse. Ta ei kartnud teda, aga ta mõistis, et on täielik hullumeelne. Ja ta mõtles pidevalt, kuidas temaga suhet hoida, samal ajal teda eemal hoides, et ta ei läheks Turning Point USA-ga sõtta. Kõik, tõesti kõik, kes on kunagi Candacega koos töötanud, räägivad, kui kohutav inimene ta oli, kellega koos töötuda. See on Joshua Himesilt. Charlie ja Candace ei olnud sõbrad. Ma olen viimase aasta jooksul tutvunud Turning Point USA juhtkonnaga. Olen veetnud tunde vesteldes Charlie Kirki kõige lähedasemate sõpradega. Ja ilma eranditeta ütlevad kõik nad mulle sisuliselt sama asja. Candace ja Charlie ei olnud tegelikult sõbrad. Kõigil on sama õuduslugu sellest, kui raske oli Candacega koos töötada ja et nad polnud sugugi päris sõbrad. Charlie lihtsalt juhtis nende suhet, et mitte Candacele vaenlaseks saada. Nad rääkisid harva. Kui nad rääkisid, oli jutt sisuliselt ainult tööasjadest. Candace kogu enese loodud ooper, kus ta ise on keskmes. Ainus tõeline Charlie sõber, ainus julge tõerääkija, kes teeb seda kõike oma parima sõbra armastusest, on vale. Tulutoov vale, mis on talle toonud miljoneid dollareid. Kõik Charlie päris sõbrad kinnitavad siin kõike, mida Andrew ütleb. Selle kogu segaduses sügav ja traagiline iroonia seisneb selles, et laimavad valed püüavad sõna otseses mõttes hävitada Charlie lähimate sõprade ja lähedaste elud ning hävitada organisatsiooni, mille ta oma elu jooksul üles ehitas, samal ajal väites, et ollakse ainus inimene, kes Charlie eest tegelikult hoolib. See on tõeliselt haige. Iga kristlane, kes ikka veel Candace'it toetab, peaks parem Jumalat paluma, et Candace on õigus, aga kindlasti ei ole. Sest meie Jumal ei vaata heatahtlikult nende peale, kes lähevad leskede vastu ja laimavad süütuid. Sa ei tohi halvasti kohelda ühtegi leske ega vaeslast. Kui sa neid halvasti kohtled ja nad hüüavad minu poole, siis ma kuulen kindlasti nende hüüdu ja mu viha süttib ning ma tapan sind mõõgaga ning su naine saab leseks ja su lapsed jäävad isata. See on Andrew vastus sellele Candace'i naeruväärsele postitusele. Pea meeles, et ta üritab öelda, et see on meie viimane võitlus. Me teeme selle ära. Me teeme selle ära. Ja Andrew Colbett ütleb, Candace, sina ja Charlie ei olnud sõbrad. Ta tegeles sinuga. Ta hoidis asjad kerged ja viisakad, et sa organisatsiooni vastu ei pöörduks.
Näita mulle tõendeid tõelisest sõprusest. Tema elu viimase 12 kuu jooksul, viimase 18 kuu jooksul, viimase 24 kuu jooksul, mitte mingi 2018. aasta sõnumid, vaid midagi hiljutist. Sa tekitasid talle ärevust iga kord, kui sa helistasid või kirjutasid, palusid või nõudsid, et saaksid meie üritustel rääkida. Ta pani mind või Justinit sinuga ja George'iga tegelema. Sellepärast, kui sa proovisid mind 2024. aasta veebruaris PR-i jaoks tööle võtta, nõustusin ma sellega vastu oma paremat äranägemist, sest Charlie palus mul sind enda lähedal hoida ja organisatsiooni sinu eest kaitsta. PR-spetsialist, keda ma proovisin palgata asja eest vastutavaks, palvetas selle üle ja tundis, et issand ütles talle ei. Nii et lõpuks keeldusin. See on sinu keskne ja põhiline vale. Sa ei ole tema sõber, sa ei ole tema kaitsja, sa oled tema piinaja. Nüüd piinad sa tema naist ja organisatsiooni, mille ta üles ehitas. Kandis, sa oled petis. Ja loomulikult selle tõttu ründab Kandis nüüd Andrut kõige hullumeelsemal viisil. Meil on Megyn Kelly, kes üritab seda kõike keerutada ja olukorda ümber pöörata, sest ta on aru saanud, et on panustanud valele hobusele. Kandise klubiga liitumine, Tucker Carlsoni klubiga liitumine mõjub talle halvasti. Nii et nüüd üritab ta jätta muljet, nagu oleksime siin lihtsalt selleks, et teada saada, mis tegelikult juhtus. Me käsitleme seda juhtumit igast võimalikust küljest oma vaatajaskonna jaoks. Me ei eelda midagi ette. Me käsitleme seda koos kaitseadvokaatidega, kes esindavad Taylorit või kaitseseisukohta ning prokuröridega, kes esindavad süüdistuse vaatenurka. Ja ka nende inimeste vaatenurgast, kes arvavad, et tead, võib-olla polnud sellel mehel sellega üldse mingit pistmist. Ja me vaatleme seda juhtumit väga õiglaselt, kui edasi liigume. See on Megyn Kelly, kes üritab kõigist oma tehtud vigadest taganeda. Mind ei huvita. Mind lihtsalt ei huvita kogu see jama selle ümber. Mina hoolin Charlie'st, hoolin tema perekonnast ja hoolin sellest, et oleksime väga täpsed selles, kuidas me kajastame seda, mis seal toimub. Nii sel nädalal kui ka siis, kui asi, nagu ma arvan, läheb kohtusse, kui jõuame kohtuprotsessini. See on minu isiklik lubadus teile. Olgu. Ta hoolib Charlie'st, ta hoolib tema perekonnast ja hoolib faktidest ning ta unustas kõigist neist asjadest hoolida, kui kogu Kandise fiasko toimus, sest mäletate, tema oli see, kes ütles, Kandis, ma hakkan ja see ei ole nii hull. See ei ole nii hull. Kui te lähete praegu Kandise ja Andrew Colvetti juurde, näete, et seal on postitusi postituste järel, kus nad mõlemad vaidlevad Kandise vastu, püüdes tõestada, et Charlie Kirk tegelikult kaitses teda. Who's Candace Owens'iga? Ta on suurepärane sõber. Teate, ma ei nõustu kõigega, mida Kandis ütleb, aga teate, mida ma ei tee? Ma ei lõpeta sõprust inimestega lihtsalt sellepärast, et keegi püüab mind moraalselt šantažeerida. Ma ei tee seda ja teie ei peaks ka tegema. Ausalt, ma reisisin koos Candace Owens'iga üle kogu riigi. Ma käisin tema pulmas, ma nägin, kuidas ta kohtus oma abikaasaga. Ma käisin koos Candace Owens'iga Iisraelis, mis on lõbus lugu, ma räägin sellest teile kunagi. Ma arvan Kandisest väga kõrgelt, ta on suurepärane ema, tal on kindlasti. See on selline asi, mida sa kellegi kohta ütled, aga vaadake, kuidas Charlie Kirk jätab mainimata, et teda ei kutsutud tema pulma, et nad tegelikult enam ei ole sõbrad. Ta lihtsalt püüab tema suhtes kena olla. Ja Andrew vastab sellele. Igatahes, nagu ma ütlesin, kui sa vaatad Andrew Colvetti ja Candace Owens'it, siis seal käib hullumeelne edasi-tagasi. Siin on kiire kokkuvõte selle toimuva kohtuprotsessi kõige olulisematest hetkedest, mida on huvitav kuulda. Eelistungi esimese päeva kokkuvõtte episood siin, mul on siin Blake Knapp, mina ise, Joe Bob on, tundub, et me kaotasime Joe Bobi tegelikult. Meil on siin Andrea Burkhardt, õiguskommentaator, ta on kohtuasjade apellatsiooni ekspert. Igal jurisdiktsioonil on oma reeglid ja omad viisid, nii et sa saad siin vaadata, mis toimub. Aga siin nad käivad edasi-tagasi. Siin on vandenõu nurk, mida Kandis reklaamib. Tegelikult pole minu allikas sõnul Tõlar kunagi isegi UVU ülikooli linnakus käinud. Ma mõtlen, kes on Tõlar Robinson? Mida kuradit ta seal tegi? Ma ei arva, et Tyler Robinson seal oli. Sa arvad, et ta ei olnud seal? Ma arvan, et see on täielik patuoinas. Patuoinas. Kas teil õnnestus kindlaks teha, mis ajal või millal härra Robinson külastas UVU ülikooli linnakut 10. septembri? Jah, meil õnnestus kindlaks teha, et härra Robinson oli päeva jooksul ülikooli linnakus umbes 4 korda. Igatahes, teil pole ju rohkem tõendeid vaja selle kohta, kui naeruväärne on Candace ja mida ta välja mõtleb. Ning need tülid, mis käivad ja kuidas ta üritab sõna otseses mõttes kõike teha, et tekitada kaost, mida keegi ei märka. Aga ta valetas. Me kõik oleme seda märganud. Ja see ongi kurb tõde. Ja nüüd püüamegi välja selgitada, mis tegelikult juhtus. Nii et me hoiame väga hoolikalt silma peal Andrew Colvettil, Turning Point USA meeskonnal ja esialgsetel detailidel. Võib-olla kuulame isegi mõnda Megyn Kelly saadet. Aga me hakkame välja selgitama, mis tegelikult juhtus, sest see on meie jaoks oluline. Ja me hoolime sellest, et Erica Cook saaks õiglust. Ja me jätkame tähelepanu juhtimist.
kõik need kohutavad, kurjad inimesed, kes on otsustanud kasutada Charlie surmatragöödiat selleks, et teha sellest iseenda näitamise võimalus ja tõestada maailmale, et just nemad on need, kes tõeliselt kaitsevad Jumalat. Ja ometi käituvad nad alati viisil, mis on otseselt vastuolus kõige sellega, mida Jumal meilt tegelikult ootab. See ei ole miski, mida me kergesti unustame. Me toome Jumala teotajad välja. Me paljastame valetajad ja püüame uurida ning teada saada, mis tegelikult juhtus. Aitäh, et olete siin. Tere tulemast Pushbacki. Mina olen Meira Ka, teie saatejuht ja hindan teie tähelepanu sellele teemale.